Tee ise ja alusta oma teekonda semiootika rakendamisel. Loodan, et sa oled eelnevalt kuulanud 3 esimese osa audioloenguid. 3 eelmist osa aitavad mõista 4. osa ja sa leiad lihtsama tee, kuidas rakendada teooriat ja juba kuulatud. Sinu teekond semiootika rakendamisel on teekond mõista ennast turundusliku maailma osana. Kui mõistad ennast turunduslikult, siis oled võimeline looma tähendusliku väärtuspakkumise igale tootele ja teenusele. Võime näha asju semiootiliselt on sinu kui persoonibrändi väärtuspakkumine tööandjale. Turundusmärgid. Kuidas teha ise? Kuidas alustada semiootika rakendamisega? Minu nägemuses on semiootika loominguline ala. See tähendab, et sinul kui semiootika rakendajal on võimalus leida isemoodi tee erinevate probleemide lahendamisele. Katse-eksitusmeetodil. Sellegi poolest pakun ma välja võimaliku teekonna teha ise semiootikat turunduse valdkonnas. Ma siinjuures keskendun brändi semiootikale ja rakenduse aspektidele, brändi analüüsi, loome ja mõõtmise vallas. Minu eesmärgiks on juhtida sind nägema metsa, nii kummaline kui ka see pole, metsas. Mets, mis koosneb paljudest puudest või ühest puust. Teiste sõnadega, kuidas sa tunned ära, et tegu on metsas oleva puuga, mitte üksiku puuga aia ääres. Semiotikas analüüsi rakenduskese seisneb protsessides mõtlemises. Sageli arvatakse, et semiootiline mõtlemine seisneb uurimisobjekti kirjeldamises. Paraku semiootiline mõtlemine eeldab arusaamist. Kuidas X-ist saab Y? Ehk kuidas A Le Coq'ist sai A Le Coq? See tähendab, et analüüsi juures on oluline väljendada protsesse, näiteks tähenduse leidmine või märgina esinemine. Küsimus, millele tuleb vastata, on kuidas. Semiootilise teksti kirjutamisel väljendatakse protsessi argumendina ehk teemast lähtuvalt põhjendatakse miks. Miks on vajalik protsessi mõistmine ja selle kaudu näiteks tähenduse leidmine. Semiotikas ei esitata tekst valmis lahendust, vaid esitab liikumise X-ist Y-ks. Muutuse, kuidas näiteks tähendus tekib. Praktikas on turundussemiotika enamasti projekti haldamine, millel on oma eesmärk, probleemi püstitus ja lahenduskäik. Projekti juhtimist ja haldamist põhjalikumalt ma rohkem ei käsitle. Täpsustavalt on turundussemiotilise tegevuse eesmärgiks sageli olemasolevat turundusmaailma luua, mõõta ja analüüsida väärtuspakkumise kontekstis. Kliendile sõnastatakse ja visualiseeritakse ning avaldatakse väärtuspakkumine akadeemilises mõttes populaarteaduslikul või argikeelsel viisil. See tähendab, et sa ei näe peaaegu kunagi väärtuspakkumist akadeemilises vormis ja viisil. Väärtuspakkumine on semiootiliselt toote-teenuse müügiks vajaliku sisuloome tuumik. Väärtuspakkumise sisuloome on sõnastatav semiootilise argumendina. Semiootiline argument, nagu teised humanitaaraladel mõeldavad argumendid, koosneb 4 osast. Väide, näide, seos ja järeldus. Täpsemalt on turundussemiotiline argument väärtuspakkumise tähenduslik tuum, mis on väljendatud sihtgrupile sobival turunduslikul viisil. Näiteks sa kuulad turundusmärgid audioloenguid ja väärtuspakkumine on argumendi vormis järgnevalt sõnastatav. Ühelauseline liftikõne ehk ingliskeelsest väljendist elevator speech võib olla järgnev. Pikk versioon. Turundusmärgi taskuhääling toob populaarteaduslikult akadeemilise semiootika rahva ette ja näitab teed, kuidas semiootikat turunduses rakendada. Lühike versioon ehk slogan. Rakenduslikult akadeemilisest semiotikast. Turundusmärgid. Analüüsitavate etappide kaupa räägin lähemalt väitest, näitest, seosest ja järeldusest. Väide. Turundussemiotikas on väide väärtuspakkumise 2 peamist osa. Probleem ja lahendus. Semiootiliselt osutab väärtuspakkumine probleemile ja lahendusele, millest sihtgrupp aru saab ja emotsionaalselt mõistab. See tähendab, et väide on osutatud turundussemiotikas löövas, tähelepanu köitvas vormis. Põhjus
Argument on väljendatud reklaaminduse vormis ja tööriistakasti piires. Turundusmärgid, audioloengud, väärtuspakkumise väited on akadeemilist semiootikat on võimalik sõnastada mitteakadeemiliselt, akadeemilisest semiootikast on võimalik avatult ja kaasavalt rääkida, semiootikat on võimalik rakendada turunduses. Näide. Väljendusvormist tulenevalt on väärtuspakkumine esitatud näite kaudu. See tähendab, et argumendi osa, näide, on varjatud turundusargumendi osa. Näiteks turundusmärgid, audioloengud on helisloengud. See tähendab, et väärtuspakkumine viitab tootele ja teenusele, mille suhtes on võimalik tegutseda ehk kuulata või siis mitte kuulata loenguid. Seos. Põhjus või põhjused, mis veenavad sihtgruppi lähtuvalt kasutavast reklaamloost väite või väidete kasuks. Turundussemiootiliselt on oluline, et seos oleks sihtgrupi jaoks tähenduslik. Siinkohal pole semiootika vaatest oluline, kui keeruline on seos või seosed, vaid seose tähendus. Võimalik klient pöörab rohkem tähelepanu väärtuspakkumisele vastavalt saadavale tähendusele. Teiste sõnadega, kuidas seos kõnetab sihtgruppi ja üht osalist sihtgrupis. Turundusmärgid audioloengute seos tuleb esile väärtuspakkumise kirjeldusest. Taskuhäälingu nimi, turundusmärgid, on vahetu viide, et akadeemilist semiootikat on võimalik väljendada ja rakendada populaarteadusele omasel viisil. See omakorda tähendab, et akadeemilisest semiootikast on võimalik avatult ja kaasavalt rääkida. Järeldus. Väärtuspakkumine on eetiliselt alati normatiivne, sees kutsub reageerima. Näiteks kutsub väärtuspakkumine omandama teadmisi ja uusi oskusi. Targa kliendi vaates suunab väärtuspakkumine kaudselt või otse ostma. Turundussemiootiliselt on ostma suunamine delikaatne osa väärtuspakkumisest. Näiteks turunduses on kasulik teada ja osata näha semiootikat. Kui oled varem kuulanud audioloenguid, siis võid juba tähele panna, et tegemist on märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandil toimuva nähtuse juhtimisega. Väärtuspakkumise tähenduslikkus peab olema formaalloogika järgi piisav ja tarvilik. Mida see tähendab? See tähendab, et sihtgrupi ja veelgi enam võimaliku ostusooritaja jaoks peab olema toote ja teenuse esitatud tähendus veenev ja ühtlasi vajalik. Toote ja teenuse esitluse tähenduse piisavuse ja terviklikkuse rollid võivad olla erinevad ja ostuprotsess katkeda äkiliselt. Teiste sõnadega, tarbeteod on reageering väärtuspakkumise tähendusele, ehk teiste sõnaga, kuidas mina kui võimalik klient pakutavat näen. Turundusmärgid audioloengu väärtuspakkumise järelduseks on, et semiootika on rakenduslik ala ja sina peaksid kuulama loenguid ning tegutsema vastavalt semiootikale. Väärtuspakkumise semiootilise argumendi koostamiseks soovitan järgnevat 5 punkti. Esimene punkt. Sõnasta endale väärtuspakkumine kliendile nähtavas vormis. Näiteks digitaalse turunduse osas vaata kitsamalt kodulehe avalehte. Teine punkt. Erista enda jaoks väärtuspakkumises väide, näide, seos ja järeldus. 3. punkt. Täpsusta iga argumendi osa. Kuidas sina mõistad, mis on väärtuspakkumises väide, näide, seos ja järeldus. 4. punkt. Otsusta, millises etapis sa turunduslikult oled. Analüüsi, loomise või mõõtmise etapis. Lähtuvalt otsusest kuula kindlasti järgmist või järgmisi peatükke sellest, kuidas mõista argumendi laiemat konteksti märgi, mudeli, loo ja kultuuri tasandi suhtes. 5. punkt. Vii läbi esimene semiootikaalane analüüs, loomine ja või mõõtmine. Järgmises 3 peatükis räägin audioloengute näitel põhjalikumalt etappide kaupa brändianalüüsist, loomisest ja mõõtmisest. Sa saad vastuse küsimustele, näiteks kuidas analüüsida brändi. Peatükk keskendub semiootilisele vaatele, kuidas analüüsida brändi tähendust ehk sisust lähtuvalt. Teiseks, kuidas luua brändi. Selles peatükis näitan, kuidas semiootika vaatest on brändi loomine tähenduse haldus- ja juhtimisprotsess.
Ja viimaseks, kuidas mõõta brändi. Selles peatükis näitan, kuidas semiootika ei välista võimalust brändi kvalitatiivselt vaadelda ja sellele hinnanguid anda. Kõigis järgnevates peatükkides lähtun endiselt lihtsast raamist koos näidetega. Märk, mudel, lugu ja kultuur. Osutatud raam aitab sul audioloenguid lihtsamalt jälgida. Samuti aitab sul raam teostada oma esimene turundussemiootiline loometöö analüüs loomes ja mõõtmises.